Nii, lugupeetud kohalviibijad, mul on siis meeldiv au jätkata, tõsi küll natuke teises positsioonis. Ma ise eriti palju rääkima ei pea, et selles mõttes ärge ära kohke. Aga mul on siis hea meel juhtida tänast debatti teemal, millise töölepingu seaduse teeksime täna. Ma arvan, et Eesti publikule kõik inimesed, kes siin ees istuvad, erilist tutvustamist ei vaja. Nad on olnud erinevatel aegadel osalised sotsiaaldialoogid, mis puudutab töölepingu seaduse muutmise vajadust. Osad osalevad ka selles sotsiaalses dialoogis ka täna. Ja mulle on antud siis austab üles debatti juhtida. Ja kui nüüd selle debatiga just alustada, siis ma tooksin siis ka lauale võib-olla esimese küsimuse. Nimelt küsimus selle kohta, et me ikkagi ju räägime täna sellest, et meil on rahvusvaheline tööorganisatsioon, kes rõhutab seda, et meil on vaja luua tingimused väärika töö tegemiseks ja see väärikas töö on ka läbiv joon muuhulgas ka Euroopa Liidu temaatikas, sest ILO võttis vastu ka sellise deklaratsiooni, mis puudutab tulevikutööd, praegu seisuga Euroopa Liidu nõukogu kiitis ka omalt poolt selle deklaratsiooni heaks ja küsimus, mida ma tahaks praegu meie osalistest küsida, on see, et kui me räägime sellest dilemmast, väärikas töö, mis edab seda väärikas töötasu, väärikas töötingimusest ja me räägime sellest paindlikkusest, ka meie näiteks täna kehtiva töölepingu seaduse kontekstis, siis minu küsimus ongi see, missugused aspektid ka praegu sellest täna kehtivas töölepingu seaduses on sellised, kus kohast näete võimalust, et see paindlikkus saaks tekkida ja ma hakka küsima seda, kas see väärikus kuidagi jääb alles või mitte, see on filosoofiline küsimus, aga pigem on see, et kui palju meil ikkagi praegu seda paindlikkus peaks olema ja kas kehtiv töölepingu seadus, mis olemas on, mis omane tehti see, et kas ta selle paindlikkusega juba toona ei arvestanud. Ja ma ei usko, et kas ma annan praegu ükskõik kellele sõna või mõtled, kes peaks alustama? Tahab keegi ise öelda oma seisukoha? Okei, ma alustan. Jah, palun. Ära räägi. Et mis puudutab paindlikkust, siis kui meelde tuletada 10 aastat tagasi või natuke rohkem kui 10 aastat tagasi, kui seda eelnõud alles tehti ja arutama hakati, siis väidetavalt pidi see eelnõu tooma kaasa turvalise paindlikkuse. Ja kui ma kuulasin, vaatasin eelmisel aastal toimunud, ma ei tea, debatt ei ole võib-olla õige, aga arenguid sellest, kuidas räägiti, et on vaja töölepingu seadust paindlikumaks muuta ja nagu ka härra professor meile siin täna räägib, siis on minul paratamatult selline mulje, et tegelikult töölepingu seaduse ebaõnnestus täielikult, sest turvalisust ta töötajatele juurde ei toonud ja kui ta siis paindlikkust ka ei toonud, siis on ju täielik fiasko. Et loomulikult siin on selles seisukohas teatud iroonia moment sees, aga ma tuletan meelde, et tegelikult paindlikkust tõi see seadus päris palju juurde, seda kokkulepitud turvalisuse tõusu, mis pidi seisnema siis töötuskindlustuse kaitse suurendamises, sellest valitsus taganes oma nii-öelda aumeeste kokkuleppest, mille ta sõlmis. Nii et kui täna räägitakse, et see seadus peaks veel rohkem paindlikkust juurde tooma, siis küsimus on paratamatult selles, et milles see paindlikkus peaks seisnema ja teisest küljest, mida see tegelikult endaga kaasa toob. Sest kui me vaatame tänase seaduse rakendamist, siis mis iganes vaidlused tekivad, tõendamiskoormus tänu sellele nii-öelda paindlikkusele on mõlema osapoole jaoks oluliselt kasvanud. Kui seadus ütleb, et võib teha nii, võib teha naa, kumb on õige, kumb on vale, seda vaidluse korral peab otsustama, ütleme piltlikult öeldes kohus, aga selleks, et sa kohtus oma seisukohta põhjendada suudad, peab sul olema selline patakas dokumente põhimõtteliselt kõrval. Nii et mille nimel ja mida saavutada? Aitäh, ma jätkaks siit härra Reidlangiga. Jah, kõigepealt aitäh, kes ürituse korraldasid. Vaidleme siis võib-olla pool tundi selle üle, mis see sõna paindlikkus tähendab. Kui me räägime, et osapooled
kes sõlmivad lepingu, ehk siis antud juhul tööandja ja teiselt poolt töövõtja, oleksid maksimaalselt vabad oma tingimustes kokkuleppimisest, siis see on see paindlikkus. Ja selle üle nüüd ongi vaieldud, et mis on need raamid, millest ei tööandja ega töövõtja ei või kaugemale minna. Nõukogude ajal olid need raamid nii kitsaks aetud kui üldse vähegi võimalik, et praktiliselt ei olnudki milleski muus võimalik kokku leppida kui selles, et kuidas seda töö tegemist nimetati. Nüüd ma saan täiesti aru nendest inimestest, kelle jaoks veel 2009 oli igasugune uue dimensiooni sissetoomine töösuhetesse oli saatanast. Sest et raamid andsid väga paljudele tegelikult tööd, leiba ja võim, seadusandlikud raamid. Nüüd meie ülesanne oli neid raame võimalikult laiaks ajada ja kui vähegi võimalik, siis raamid kõrvaldada. No see on soovunel. Mina olen tänase päevani kindlalt veendumusel, et tööleping iseenesest on võlaõiguslik leping ja töösuhteid peaks reguleerima võlaõigus tervikuna. See idee ei lennanud, tehti ikkagi eraldi töölepingu seadus. Aga heakene küll. Nüüd see, mis on need tänased raamid, kus king tegelikult pigistab paljudel juhtudel töövõtjaid, aga väga paljudel juhtudel tööandjaid, on raamid, mis ei ole meie kokku lepitud. Mis on kokku lepitud Euroopa Liidus, kaugelt enne seda veel, enne kui Eesti Euroopa Liiduga ühines. Ja mulle tundub, et sellest ei ole teatud inimesed ikka veel aru saanud. Et enne valimisi ma kuulen ikkagi selliseid hüüdlauseid, et no nii, valige mind, ma tulen võimule, ma muudan töösuhted paindlikumaks, ma teen need tööaja, puhkeaja normid, teen paindlikumaks. Sõltumata sellest, kui palju see inimene hääli saab, ei ole see tema võimuses, sellepärast et ainukene, mis on tema võimuses, on minna Brüsselisse, vastavasse nõukokku tõusta seal püsti ja öelda, et Eesti Vabariik arvab, et need raamid on iidamast-aadamast, neid tuleks muuta ja otsida endale tuge teiste riikide sotsiaalministrite poolt. Seda mina ei ole täheldanud, et Eesti sotsiaalministrid oleks teinud. Küll aga peetakse võimalikuks võtta, haarata mikrofon ja rääkida, mida ma teen, kui mind valitaks. Ja tegelikult, kust need asjad kõige rohkem pigistavad täna on just need samad Euroopa Liidu direktiivist, omaaegsest direktiivist tulenevad jäikused. Seal on see koht, millega me ei ole rahul. Nii et kui küsimus pannakse püsti, et mis me oleks pidanud tegema teisiti, ega palju midagi teisiti teha ei saanud. Ja täna on need piirangud ja paindlikkust pärssivad asjad ikka veel reaalsus, nagu 10 aastat tagasi. Ja et ega siin, võib-olla ma jätan endast sellise vana pulstunud Brežnevi mulli, eks ole. Aga ega seda mängumaad Eestil on täna liiga vähe, jah, et Eesti on väga dünaamiline ühiskond. Eestis on töösuhted 10 aasta jooksul arenenud tundmatuseni. Kui me vaatame Itaaliat või Hispaaniat või isegi Prantsusmaad, siis seal see nii ei ole. Seal need, mida professor Tavits väga minust andekalt kirjeldas, need töösuhted, Henry Fordilikud töösuhted on ikkagi täna prevaleerivad. Ja nii, et nendel riikidel ei ole see koht, kust king pigistab. Eestis on see koht, kust king pigistab. Ja meie peaks oma vaimu suunama tegelikult Euroopa Liidus regulatsioonide ringi tegemisele, mitte nii väga siin andma välja katteta lubadusi. Mait Palts, küsin ka sinu käest ka seda, et kuidas siis vaadata nagu ettevõtete poole pealt, et kas meil on nagu seda ruumi midagi paindlikumaks teha ja kui räägime kogu aeg sellest, et härra Rein on selgelt välja, et Euroopa Liit nagu segab meil just tugevalt, aga kui me vaatame ettevõtete poole pealt, et kas sealt paistab mingisugune päikesekiir selles mõttes, et ikkagi on mingi võimalus kuskil midagi tekitada paindlikult? Aitäh! Peale Reinu üsna nagu kokkuvõtvat sõnavõtt on keeruline see muidugi midagi lisada, sest muidugi me võime rääkida sellest, et tööaja osas võiks olla
regulatsioon kuidagi leebem, töölepingu lõpetamise osas samamoodi. Ja üks tõenäoliselt asju veel, mida tööandjad välja tooksid, aga olles ikkagi realist, siis ega ma väga palju nagu ei näe, et need reaalselt tehtavad oleks. Seesama tööaja regulatsioon, Gabriel ütleb väga õigesti, et ärme lase nagu mõjutada ja oleks, kui ma ei saaks lasta seda arvamusel või poliitika kujundamisel ennast kuidagi tagasi hoida nendel Euroopa Liidu direktiivide ja regulatsioonidel, aga paratamatult me peame seda arvestama, mis iganes me ühel hetkel mõtleme või ütleme. Ja tõsi ta on, et vanas Euroopas töösuhe on natukene teistsugusem kui meil siin ja meil reaalselt võimalused Euroopa Liidu tasandil hakata midagi nüüd liberaalsemaks võitlema, ma kardan, et on pigem olematud kui teistpidi, kui vaatame kogu seda temaatikat, mida sa väga ilusti ka enda ettekandes välja tõid, mis puudutavad siin Euroopa sotsiaalhartat ja seal kokku lepitud asju, siis mulle tundub, et midagi siin läbi rääkida sellest võtmest, et täna võib-olla tööandja ja töövõtja on väga paljudel juhtudel oluliselt võrdsemas positsioonis või isegi on töövõtja jõupositsioonil, siis seega seda läbirääkimist ikka Euroopa Liidu tasandil tõenäoliselt ei tule ja ma kardan, et ega ka Eestis on see äärmiselt keeruline, aga loomulikult muidugi see väikeettevõtja aspekt käis läbi, see kokkulepe, mida seal tegelikult täna sõlmitakse enamasti, ei pruugi olla kuidagi selles vaimus, mida me töölepingus, töölepingu seaduses või regulatsioonis oleme ette näinud, et peaks olema. Inimesed suhtlevad, leppivad kokku, mida tuleb teha ja tehakse ära ja makstakse palk ja asjad toimuvad, vaatamata sellele, mida ilmtingimata seadus kirja paneb. Ja sellest plaanis, ma arvan, et kui küsida tõesti esialgset küsimust, et kas 10 aastat tagasi kokku lepitud seadus oli piisavalt paindlik või mõistlik, siis ma arvan, et oli kindlasti ja tegelikult eks ta on ka täna. Ega nüüd mina ei kuulu nende inimeste hulka, kes ütleksid, et tuleb minna kindlasti seadust parandama, mis iganes otsast, või usuks seda, et seadusel on kõike muutev võim. Elu reguleerib paljud asjad ära, aga loomulikult me peame nendel teemadel mõtlema, et kas kui regulatsioon tõesti saab juba takistuseks ja tava muutub prevaleerivaks, siis võib-olla tasub vaadata otsa peeglisse ja öelda, et midagi tasub ära muuta. Aga niimoodi uisapääsa ei läheks, sest see, mis sai kokku lepitud, on suures plaanis ikkagi päris mõistlik. Aitäh! Jano, härra Reedel tegi siin kriitikat nagu meie poliitikute osas ja võib-olla see ametniku osas, et käidub piisavalt palju Brüsselis ukse peal koputamas, et kuulge, andke meile eraldi. Sina olid üks, kes selle uksega koputamas. Küsin seda, kui palju sa mäletad seda, kui intensiivselt käis diskussioon selle üle, kas me saame kusagilt mingisugused erandid nagu tekitada, tööaja osas või äkki me peaksime mingisuguseid erisuse veel juurde tooma ka tähtajaliste lepingute osas, sest ega täna ju sotsiaalminister ütles ka, et üks võimalik koht, kus sisuliselt me näeme, et me võiksime midagi muutma hakata, on just nimelt see, et anname võimaluse rohkem nagu tähtajalisi lepinguid sõlmida. Et toona, kui sa nüüd mõtled selle peale, mida nüüd tehti, kas praegu saab midagi teistmoodi teha või ikkagi me jääksime samade seisukohtade ja põhimõtted juurde, mis ka siin nüüd 2008 kokku lepiti? Nojah, käid ikka, eks me ikka rääkisime seal ja ütlesime seda, et meie nurk oli vast tõesti natuke liberaalsem kui Euroopas nagu keskmiselt, eks ole. Kui edukas see oli, eks ta oli niisugune, nagu ta lõppkokkuvõttes välja kukkus, et ega me nüüd väga palju seal midagi otseselt mõjutada ei saanud. Aga laias laastus
no ma arvan, ma korraks lihtsalt põrkan tagasi sinna poole, et kuidas selle turvalisuse ja paindlikkusega nagu kokkuvõttes oli, et Harri sõnavõttest teil nagu natuke niisugune tunne, et turvalisus nagu võeti ära ja paindlikkust ka ei tunda, et oligi niisugune mõttetu lugu. Et mulle tundus, et seda paindlikkust tegelikult natuke tuli juurde küll, aga paindlikkust tuli suhteliselt kavalalt juurde. See ei tulda tegelikult niimoodi, et võtame töötajatelt kõik õigused ära ja koondamishüvitisi ei maksa, eks ole, ja siis ongi paindlikkus meile, eks. Pigem oli selline, anname tööandjatele võimaluse ennast kindlustada nende koondamishüvitiste vastu, eks ole, et nad maksavad ainult 1 kuu üle, maksab töötukassa ja nii edasi, sellist tüüpi lahendus. Ja teine asi, mis võib-olla samamoodi, kas turvalisus on kasvanud või ei ole kasvanud, et siis selle turvalisuse kasvamise poole pealt, kui te vaatate, kui palju teenuseid ja mitmele inimesele täna pakub teenuseid töötukassa ja palju ta pakkus 2009. See vahe on ikka drastiline. Me räägime siin kordades kasvudest, samal ajal kui töötuid on nagu vähem, kui oli 2009. Et selles mõttes, see on niisugune nii ja naa lugu. See ühtepidi nagu turvalisus, jah, me võime öelda, et siin võib-olla koondamishüvitisi natukene allapoole tulnud, eks ole, aga teisipidi neid paindlikkuse komponente on juurde tulnud. Kui ma õigesti mäletan, siis 2013 me tegime koos Praxisega ühe töölepingu seaduse mõjude analüüsi, kus me uurisime muuhulgas ka inimeste käest, et kuidas nemad tunnetavad seda turvavõrku, mida neile pakutakse, et seda majanduslikku turvavõrku just, et kas see on siis nagu piisav või ei ole piisav. See on tegelikult usalduspiiride vahel 60–80% inimesi, kes ütlesid, et nende arvates on ikka mõistlik ja sobib. Nii et selles mõttes ma arvan, et võib-olla see balanss, kui niisugune sai kokkuvõttes tegelikult ikkagi nagu täitsa hea. Ei olnud midagi väga hullu selles kokkuleppes. Jah, palun. Ma tahaks lihtsalt öelda, et kui ma nüüd õigesti aru saan, siis tegelikult Euroopa Liidu õigusest erisusi oleks pidanud taotlema Eesti enne töölepingu seadust, ehk siis pigem liitumisläbirääkimiste ajal, ehk siis milleeniumi vahetuse paiku, et konkreetse seaduse jaoks vaevalt see nii realistlik üldse oleks olnud. Nii, Rein, palun. Jah, Gabriel nüüd natukene vääras minu sõnu. Ma ei väitnud kunagi seda, et Eesti peaks minema taotlema eraldi. Küsimus on selles, kui suurt rolli mängib Eesti üldse Euroopa Liidu ühtsete poliitikate kujutamises. Ja siinkohal toome nüüd ühe konkreetse näite. Tähendab, kogu see Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika ütlustamine, kaasa arvatud siis Euroopa Liidu sekkumine liikmesriikide töösuhete regulatsiooni on kõige rohkem pinda käinud Suurbritannias inimestele. Ja David Cameron oli see mees, kes ütles, et tema tahaks muuta Euroopa Liitu, et sotsiaalpoliitika peaks olema liikmesriikide küsimus, kuna ajaloolised tingimused ja sotsiaalsed tingimused on tegelikult riigiti väga erinevad. Ja üritada seda kõike panna kesksesse ühte patta on väga keeruline ja toob kaasa paratamatult mingisuguseid anomaaliaid ja teatud riikide diskrimineerimist. See oli David Cameron. Nüüd sisepoliitilistel põhjustel ütles David Cameron, et oot, et tegelikult teeme nii, et ma lähen ja kauplengi meile need erisused välja. Ja kui see ei õnnestunud, siis ta viimase käiguna läks selle Brexiti referendumi peale, mis tõi kaasa Suurbritannias tegelikult tohutu segadus. Küsimus on selles, kas Euroopa Liit üldse peaks tegelema töö- ja puhkeajaga kõigis liikmesriikides ühtlustatud korras. Minu meelest ei pea. Minu meelest tuleb see direktiiv ja sellest tulenevad regulatsioonid lihtsalt tühistada. Ja selleks tegelikult saab initsiatiivi Eesti Vabariik näidata nüüd küll. Koguda sõpru ja öelda, et see värk ei lenda. See ei lenda nendest liikmesriikides, kus on dünaamiliselt arenenud töösuhted ja kus ei ole need Henry Fordilikke töösuhteid, mis täna on suurtes riikides olemas, kuna ettevõtted on suured. Eestis on võib-olla 2 ettevõtted, kus täna on niisugused töösuhted nagu Henry Fordi ajal. Võib-olla mööblitööstuses kuskil on. Praktiliselt ei ole. Eestis on kõik ettevõtted sisuliselt väikeettevõtted. Ehk siis töötajaid alla 100. Ja see on see konks.
et meil on kuskil mingi hiidamast-taadamast kiviaegne regulatsioon, mille me oleme sunnitud olnud üle võtma Eesti õigusesse ja sellega me purjetame nüüd edasi ja osapooled ei ole sellega rahul. Oleme ausad, ka töövõtjad ei ole rahul sellega. Siit ju tulevad kõik need Boltid ja värgid, eks ole, ja igaste muude võlaõiguslike suhete kasutamine sisuliselt töö tegemiseks. Mis see siis nüüd päästab, kui Euroopa Liit ütleb, et kui on rohkem kui 3 tundi nädalas, sõidad seda Boltiga, siis on igal juhul tööleping, eks ole. Midagi ei päästa, sellepärast, et siis toimub see tegevus kõik ilma igasuguse lepinguta ja toimub põrand all ja ümbriku palga maksmisega. Et kus on maailmas kõige tugevam töötaja garantii vallandamise vastu? Mehhikos. Miks kõik mehhiklased tahavad läbi tunneli ja läbi seina Ameerikasse minna, no vastake siis. See oli hea poliitiline küsimus, me selle vastust ei otsinud, kindlasti ei saa. Tahtsin tähtajalise töölepingu, sa küsisid seda ka korra, et kuidas äkki laseks seda tähtajaliste töölepingut asja vabaks, kui oleks võinud lasta vabaks, eks ole. See oli tegelikult üks asi, mida ma arvasin päris palju selle. Ja just natukene seda, kui ma ei eksi, hispaanlased teinud sarnase reformi. Nad läksid ka selle peale, et lasid oma tähtajalised töölepingud. Nende nii-öelda turvalise paindlikkuse mudel seisaski selles, et nende see traditsiooniline töösuhe jäi hästi polsterdatuks. Sellist, kes juba sinna nii-öelda tähtajatu töölepingu peale sai, teda ikka nagu väga koondada mõistlik ettevõte ei püüdnud, et see oli nagu natukene hakkas rahakoti peale. Aga tähtajalisi lepinguid võis vabalt sõlmida. Nende tööturul seal selle 5-6 aasta jooksul, mis seal all siis oli, toimusid tegelikult päris huvitavad muudatused. Neil toimus siis sedapidi, et see tööturg muutus hästi kiiresti kihiliseks. Et sul oligi siia, et need, kes olid siis jäänud nii-öelda sinna tähtajalise või tähtajatu töölepingu peale, eks ole, nemad nautisid kõiki neid vabadusi, siis seal käisid koolitusel, tundsid ennast hästi. Siis kõik need noored tulijad, kes tulid või kes millegi pärast välja kukkusid korraks ja püüdsid tagasi saada. Nemad kõik tiirasid siis allpool, eks ole, ja kuidagi niimoodi lootsid, et äkki neid kunagi võetakse, aga sageli ei võeta. Et see oli üks asi, mida me tegelikult pikalt kaalusime, et kas on mõttekas lasta seda kuhugi. Meie mõte oli pigem see, et aga teeks selle tähtajatu lepingu siis niisuguse mõistuspäraste kuludega lepingu, eks ole, et siis ei ole vaja skeemitada nende tähtajalistega väga. Mulle tundub, et see tegelikult oli päris hea otsus, eriti arvestades seda, et hispaanlased püüdsid ka seda oma lahendust hiljem nagu kõvasti tagasi keerata. Kaia, tahtsid midagi sa palun? Jah, siin on hästi palju neid teemasid juba üles tulnud, mis mul tekitasid nagu vastukaja. Et ühelt poolt tõepoolest võlaõigusseadus on tore, aga töösuhtes ja paraku ametiühingutes me näeme ikka seda klassikalist töösuhet rohkem, on töötaja natuke nõrgem pool kui tööandja. Et neid töötajaid, kes saavad oma töötingimusi välja kaubelda ja olla võrdses positsioonis, on üsna vähe. Enamus alluvad sellele, mida tööandja ette kirjutab. Ja kui me räägime nüüd võrdses positsioonis olevatest töötajatest ja tööandjatest, siis loomulikult me võime kõiki asju kokku leppida. Ja nii kaua kõik okei, kuni pooled peavad kokkuleppest kinni. Aga kui kokkuleppest kinni ei peeta, siis meil on vaja midagi, kuhu tagasi pöörduda. Millised on need reeglid? Mille järgi peaksime? Ma läheksin kohe edasi ühe teise teemaga, millest ma siin natuke ettekõnes rääksin, mida me ei tohi ära unustada, on see, et kui me töölepingu seadusest räägime, mis me räägime üsna tihti ka sellisest nagu individuaalsest töölepingust, aga minu küsimus on alati olnud see, kui palju ja millises ulatuses ja kas üldse, me peaksime andma nüüd ka sellest võimalikus uues töölepingu seadusest ruumi kollektiivlepingutele midagi teistmoodi teha. Sest täna on meil töölepingu seadus üht-teist annab, mõningatel juhtud annab ka võimaluse kokku leppida halvemates töötingimustes. Näiteks, kui me võtame siin ju töölepingu ülesütlemist ette teatamise, siis on meil säte, mis ütleb seda, et kollektiivlepingus võib ette näha teistsugust tähtaega. Keegi ütleb, et peab olema kindlasti pikemad ja positiivsed, kui on täiesti võimalik, et nad olema küll lühemad. Ja siit on minu küsimus Kaia sulle kõigepealt, et kui palju me peaksime andma veel võimalust ja ruumi sekkuda teatud tingimustest nimelt kollektiivlepinguga. Me ütleme küll, et jah, vaadake, siin on nüüd seaduselt antud miinimumid, aga kui te tahate, te võite sellest miinimumist allapoole minna, kui selleks on sõlmitud kollektiivleping. No sellest me oleme rääkinud ja tegelikult see on üks võimalus just seda sama paindlikku, mis on vaja teatud sektorites tekitada, et see paindlikkus antakse kollektiivlepingutega. Et kui on vaja, siis me lepime kokku ja kogu sektor järgib seda reeglit.
ainuke asi, et siin tuleb takistus praegu meil kollektiivlepingu seaduses, mis ütleb, et laiendada saab ainult teatud kindlaid tingimusi, et võib-olla meil on vaja sealt neid valdkondi tunduvalt enam sisse tuua, mis annab siis harulepingutele võimaluse olla laiendatud. Jah, Arik, palun. Ma lisaksin siin ja lihtsalt seda, et tegelikult see, et tänane töölepingu seadus lubab kollektiivlepingus leppida kokku teisiti, ei tähenda kindlasti, ei tähenda automaatselt halvendamist. Okei, kui lepitakse kokku lühem etteteatamise tähtaeg, siis peaks see ju kuidagi saama tasakaalustatud selles samas kollektiivlepingus. Kas siis makstakse suuremat hüvitist või mis iganes variant või on seal mingid muud hüved, aga niisama mustvalgelt võtta, teisiti tähendab kindlasti halvemini, et seda tuleks rohkem kasutada, ma ei tea, see... Minu väide on see, et see kindlasti halvem on, et pigem on olnud ju, ja me teame seda, et kollektiivlepinguga võib alati nagu paremad tingimused, praegu sõnastus annab nagu võimaluse, et me võime sealt natukene allapoole tulla. Ma tean seda näiteks ka Rootsi seadusandlus ütleb samamoodi, et on võimalik kollektiivlepinguga ka need etteteatamistähtaega veidike lühemaks tuua, mitte midagi sellest juhtunud. Selles mõttes ta ei ole päris nii, et meil on natukene võimalus allapoole tulla, aga kindlasti nii oleme pea. Mait, tahtsid midagi öelda, palun? See kollektiivlepingute teema on niisugune hästi huvitav ja siin tegelikult tuleb olla üsna täpne selles, mida me räägime, et kollektiivleping võib olla erineva tasandina, võib-olla ettevõttesisene, võib-olla haru üle, nagu tänapäeval just on suhteliselt keeruline juba seda haru hakata varsti ka defineerima, et kes siis tööd teeb ja mis see ulatus siis on, või riigiülene, nagu me teame, alampalga kokkulepet. Et ma arvan, et selline ettevõtte sisene kollektiivleping, mis puudutab ühe ettevõtte töötajaid, on täiesti normaalne ja väga mõistlik, et saab tingimusi leppida kokku nii ühte kui teistpidi ja tõenäoliselt see võimalus võiks olla ka seal laiem, kui on töötajad ettevõtte sees kuidagi koopereerunud, ühinenud, on seal siis usaldusisik või ametiühing või mis iganes moel esindatus ja soovitakse läbi rääkida, siis ma ei näe, et see midagi halba on, sest ei tööandja vaatast ega loomulikult töötajate vaatast. Kui me läheme sealt laiemaks ja räägime siis haru või just sellisest kollektiivlepingust, mis hõlmab juba suuremat hulka ettevõtteid ja konkurente ja sellega määratakse mingisuguseid tingimusi laiemalt, siis siin mina oleksin või olen üsna selgel seisukohal, et sellist asja rohkem või paindlikumalt või rohkemate tingimustega kui täna lubada ei ole mõistlik. Siin on erinevaid aspekte, aga ma ikka on seda usku, et konkurents ka tööturul ettevõtete vahel peab jääma võimalikult vabaks ja teine küsimus on, et kes need siis on, kellele me anname selle õiguse niimoodi valdkonna üleselt midagi kokku leppida. Ma arvan, et see on keerulisem kui võib-olla 10 aastat tagasi. Ehk arvestades töösuhte toimunud muutuseid. Et siin ma oleksin suhteliselt ikkagi ühene, et see, mis puudutab ettevõtte siseseid, väga mõistlik. Võiksime tõesti kaaluda seda, kas seal on mingisugused asju, mida saab rohkem selle ettevõtte spetsiifikast tulenevalt ära lahendada. Loomulikult võime seal mõelda seda, et kui tekib olukord, kus töötajad tõesti hakatakse kahjustama, et siis nagu enne eelnevas ettekandes sai öeldud, et tegelikult Eesti põhiseadus ju annab kõigile töötajatele selle kindluse, et töösuhted või tööregulatsioon on riigi kontrolli all, siis seal võib mingisuguse mehhanismi ette näha, et kui tunneb ennast väga riivatuna, siis saab kuhugi pöörduda ja õigust saada, aga mitte laiemalt. See pigem minu hinnangul mõjub konkurentsile halvasti ja konkurents võiks siiski olla see, mis meid siin edasi aitab viia. Aitäh, ma läheks siit edasi järgmise teemaga ja see on nüüd üks selline laiem küsimus, kuigi nüüd
Rein juba seda korra puudutas, aga teie arvamus või nägemus sellest, et kui nüüd siin on meil areng praegu tundub, et ta läheb sinnapoole, et me viime sisuliselt selle töölepingulise kaitse või selle töötaja kaitse võimalikult laiemaks, et praktiliselt kõik, kes tööd teevad, on töölepingu alusel, et kas selline nagu selle töölepingulise või siis ka minuga poolest selle tööõiguse kaitse ja laiendamine praktiliselt kõige, kes mingisugust tööd teeb, kuidas te selles suhtute, kas see peaks olema nüüd õige suund, kuhu me liigume? Või me peaksime mõtlema selle peale, et kas me ikka tahame nagu kõiki sinna töösuhetele paigutada. Ma toon ühe teise näite. Kui te mäletate ju, mõni hetk tagasi toimus tõsine diskussioon, et toidujagajatega, eks on see Bolt ja Volt, probleem oli suhteliselt lihtne, kas neile laienevad keelenõuded või mitte. Ehk teised öeldes meil on keelenõuded ette nähtud töölepingu alusel töötavatele isikutele, et ta eesti keeles peaks olema võimeline suhtlema, platvormide omanikud, aga ütles selgelt ära, et kuulge, aga see ei ole töölepinguline suhe, selles mõttes meil ei ole vahet, kas ta räägib või ei räägi, kas ta on kurtum või mitte, ta toob see toidu kohale, ongi kõik. Me ei pea selle üle diskuteerima. Ehk minu küsimus ongi see, et kas see töölepingulise suhete laiendamine on praegu nüüd see pääsetee, mis annab kõigile kindluse või mitte, või toob see kaasa isegi pigem rohkem probleeme, kui me oskame ta ette näha. Minugi poolest näiteks töötervishoid, tööohutus, kuhu see paigutada või muud sellised lisaküsimused. Minugi poolest töö- ja puhkeaja järgimine, iganädalase puhkeaja kasutamine ja sinna juurde kuulub. Palun, Rein. Kui me räägime platvormi töötajatest või nendest tööampsudest, siis kes seal töötavad tegelikult? Need on reeglina noored või inimesed, kes on jäänud elu hammasrataste vahele, kellel on vaja lisatööd. Need on inimesed, kes on ohustatud, me võime ka niimoodi öelda. Ja need tööampsud ei taga neile sotsiaalseid garantiisid. Ehk ka praegune töölepingu seadus lubab meil lühikesi tähtajalisi lepinguid. Aga kui tähtajaline leping on alla 1 kuu, siis sellel inimesel haigekassad ei teki. Ehk ka meie valdkonnas on inimesi, kes töötavad aastaid asenduslepingutega, mis on lühemad kui 1 kuu ilma haigekassa. Ja see on praegu lubatud. Nii et mina leian, et need, kes töötavad platvormi kaudu või ka nendel on õigus teatud turvalisusele, teatud sotsiaalsele garantiidele, neil on õigus haigekassale. Ja nad peaksid maksma ka tänu sellele või nende teatud maksta maksta. Ma tuleks korra tagasi selle slaidi juurde nii-öelda, mis oli enne üleval või millest õieti oli juttu, et kui inimene teeb tööd, siis eeldatakse, et ta teeb seda töölepingu alusel, kui ei ole kirjas teised, lihtsustatud. Tegelikult siin on 2 probleemi vähemalt. Esimene on see, et asi taandatakse ainult lepingu vormile või sellele pealkirjale või päisele, mis on paberi peale kirjutatud. Seda me näeme tihtipeale just nimelt, kui jutt on ravikindlustusest, eks ole, ja tuleb meelde, mõni aasta tagasi taheti hakata muutma töölepingu seadust, sest inimestel ei ole ravikindlustust. Probleem on ravikindlustuse seaduses, mitte töölepingu seaduses. Aga teine teema, või teine probleem, millele ma siin juhiksin tähelepanu, on see, et sõltumata sellest, et täna meil eeldatakse, et tehakse tööd töölepingu alusel, meil on de facto need samad bussijuhid, kes 8 tundi päevas sõidavad töölepingu alusel ja ületunde teevad töövõtulepingu alusel. Ehk sisuliselt seaduse mõtte vastaselt on tegemist teeseldud tehinguga. Reaalselt inimene teeb samas firmas seda sama tööd, mille eest ta 8 tundi makstakse ühe lepingu alusel ja ülejäänud aeg makstakse teise lepingu alusel. Tegelikult juba täna seda sama asja praktiseeritakse ja oht on siin ju selles, kui me võtame selle sama bussijuhi või Bolti juhi või mis iganes juhi, kui ta rababki niimoodi 20 tundi ööpäevas roolis olla, siis ohus oleme ju meie, tema teenuse tarbijad või ka teised kaasliiklejad või täiesti juhuslikult tänavale sattunud inimesed. Et selles mõttes see riigikontroll töötingimuste
üle vähemalt selles osas, mis puudutab tööaega, on kindlasti oluline. Jana, tahtsid? No üks asi jäämist juurde on see, et esimene asi on see, et maksustiimulid ei peaks olema sellised, mis soosivad mingisugust laadi skeemitamist. No selles mõttes nendes kohtades, kus sul ütleme, sa ei tohiks väga palju võita sellest, kui sa nimetad mingisuguse lepingu ümber ja sisuliselt toimetad ikkagi selle mingisuguse sisuliselt töösuhte laadse vormi järgi. Et see on esimene asi, mis võib olla on mõistlik hoida, et ta niimoodi oleks. See on üks pool selle juures. Nüüd, mis seda tööohutuse poolt ja neid skeeme puudutab, mida sina kirjeldasid ka, Harri, et mina arvast see on eeskätt nagu järelevalve teema, et seda saaks ka täna väga selgelt järelevalvata, et tegelikult see, et keegi nimetab selle väikese jupi seal otsast teistpidi, aga seda ei tohiks siis sellega premeerida, et keegi selle eest ei karista. Et põhimõtteliselt on nagu karistamise lugu, et seda peaks vaatama. Natuke laiem küsimus on iseenesest see, et kui me jätame need valdkonnad välja, mis on nagu niisuguse üldisema ohutusega seotud, samad bussijuhid või seesama taksojuhid, kes käib ja sõidab, meil taksod peab inimesi, kedagi veel endal ja on tähtis, et oleks enam-vähem ikkagi sirge silmavaatega, kui ta seal autos sõidab ja liiklusesse tuhiseb. Et siis kas nagu muudes valdkondades tunni lugemine, kus inimene põhimõtteliselt teebki ühtedele üht tööd, teistele teist tööd, kolmandatele kolmandat tööd, ta põhimõtteliselt käitub, ta on ise endale tööandja. Et kuidas ja kas me peaksime proovima kuidagi seal reguleerida midagi. Ja seal mulle tundub, et vähemalt senini me tegelikult täna ju ei ole väga püüdnud seda teha, aga kui ei ole keeruline ette kujutada, kuidas me seda teeme, eks. Me ei hakka ometi piirama, ütlema, et kuulge, et tegelikult on ikkagi lugu sedapidi, et sul peab olema ainult nagu üks tööandja punkt. Sa rohkem ei tohi kellegi juures teha või B-d, me teeme sinna Maksu-Tolliametisse, teeme niisuguse ajaarvestuse koha, kus nagu nii kui tööle lähed, paned võetud nuppu ja siis aeg hakkab tiksuma, eks ole, 8 tundi saab täis, siis nagu arveid ei või välja kirjutada midagi. Et see vist nagu ka nagu ei lenda. Et mulle tundub, et selles mõttes see vabadus kellelegi otsustada, et tema ise korraldab oma 10-tunnist tööpäeva, kui ta tahab, eks ole. Et mis on tähtis, on see, et keegi ei saa sundida teda 10-tunnist tööpäeva tegema, et seesama tööandja ei saa tulla öelda, et sina peab tegema 10 ja punkt, eks ole. Erikokkuleppedes summeeritud tööandjad on need kõrvalpeadus. Aga selles mõttes see, et see vist on pigem tähtis ja see on see, mille eest me peaksime nagu kuidagi kaitsma inimesi, et tööandja ei saa sundida kõiki süstemaatiliselt tegema kaua ja pikalt tööd vastu nende enda tahtmist. See, kui nad ise vabatahtlikult teevad mingit eriplatvormide raamis ja seejuures kellelegi otsa ei sõida, eks ole, midagi sihukest ei tee, et siis me ei oska öelda, kas me tahame seda, kas me peaksime kuidagi seda reguleerima, mulle tundub pigem mitte. Mait? Ma arvan, et küsimus on ikkagi selles, et me ei saa seda reguleerida, et ma kartsin, Jan, kui sa sõnavõttu alustas, et see jõuamegi sellele, et me peame see ühtne tööajaregister, et kõik paned kirja. No muidu ei ole võimalik. Et kuidas sa seda nüüd muidu piirama siis hakkad, ilma ka kellegi ettevõtlusvabadust piiramata, aga lihtsalt ei ole reaalne, et me saaks seda kuidagi täna takistada, et lepinguga või ilma, küll siis tekivad muud mudelid, kuidas inimesed oma enda teenistust raha teenivad või ennast välja elavad, et ega siis ei pea alati olema see ka ju raha teenimine, see aja ja mõtte ja füüsilise keha kulutamine või võin käia ka kuskil näiteringis või just heategevust teha ja see ei ole töö, aga ma tegelikult uurnan enda organismi samamoodi ja pärast hommikul magamata pärast heategevat tööd lähen sõidan bussiga ja väga ohtlik. Ja tegelikult eks me jõuame nende aruteludega, võime päris nagu absurdsete olukordadeni muidugi jõuda, seetõttu reguleerida siin midagi rohkem, ma arvan, väga ei ole, et inimestel ikka jääb see vaba taha igal juhul. Ja siin tõesti väga palju sekkuda ei ole ilmselt mõistlik. Midagi mõistlik veel öelda. Äkki tuleb meelde. Rein, tahad ka lisada? Jah, kui sa püstitad küsimuse niimoodi, et Euroopa Liit liigub selles suunas, et töölepingut eeldatakse kõikvõimalike töö tegemiste puhul, siis minu jaoks on see jälle tüüpiline koht, kus Euroopa Liit vajutab kõvasti gaasi ja sõidab vales suunas. Et
aga see on jah, ta on nende suurte liikmesriikide probleem tänasel päeval. Ta ei ole väikeste selliste hästi dünaamiliste tööturgude probleem. Ja ma loodan, et mõistus tuleb ikka sellest mõttes koju. Nüüd see tööampsude teema on tegelikult hea teema. Et kui ma töötan nädalas 40 tundi, aga teen seda 8 erineva tööandja juures, siis miks mul peab tekkima seoses sellega probleem ravikindlustusega e-riigis? Sellele küsimus 10 aastat tagasi ei saa ma vastust, aga ei saa täna vastust. Milles on see probleem? Mida me arstime sellega, et me nõuame tegelikult, et inimesel peab olema üks töökoht, kus ta töötab täis tööajaga. Hea küll, võib teha tund, 2 kuskil mujal, aga see Henry Fordilik töösuhe, see on jumalast. Mida me sellega arstime? Miks me seda ei saa ära muuta? Infotehnoloogiliselt on see pisi asi. Kui teatud hulk töötunde on tehtud, teatud hulk tasu on saadud, tekib õigus ravikindlustusele, infosüsteem näitab, et sa oled kindlustatud ja võid rahulikult arsti juurde minna. Ja see, kui see nii oleks, siis sellega oleks juba OÜ-ütamist vähem. Täna ju see OÜ pannakse just sellepärast sinna vahele, et see muidu ei saa ravikindlustust, et oma tööampsudega oma endale elatist teenida. See tööampsude asi on tekkinud selleks, et ainult laieneda. Noored teevadki niimoodi, et nad töötavad väga paljudele erinevatele tööandjatele, et nende jaoks on see huvitav, see on parem, see on põnevam ja toob ka parema sissetuleku. Inimesed õnnelikud. Ja nüüd meie siis tarkade seadusandjatele ütleme, et ei, nii ei saa. Miks? Nii et, aga jah, Euroopa Liidus ka nüüd küsib, et mida teha, eks ole. Jällegi, koguda sõpru. Ega siis me ei oleks kindlasti üksi, kui me hakkaksime seal nende erinevate ministrite ja kõrgemate ametnike juurde minema. Iirlased on kindlasti sõbrad, tõenäoliselt lätlased, leedulased, kõik need kohad, kus on hästi dünaamiliselt arenev tööturg. Panna küsimus lauale ja öelda, et Euroopa Liit muudab oma poliitikat, et sellised asjad nagu tööturu regulatsioonid on liikmesriikide asi. Punkt. Aitäh. Ma lisan siit oma poolt kommentaari, mis puudutas nüüd seda seost, mis ka praegu välja tuli, just nimelt uued töösuhted, töölepingu seaduse muutmine, paindlikkus ja vajalik sotsiaalkaitse, siis eelmine aasta, kui toimus ka Paides arvamusfestival, siis väitsid sellel teemal Riina Sikkut ja Kaja Kallas ja räägiti ka uutest töötegemise vormidest, aga lõppastmes kogu see väitlus taanduski sellele, et kellele siis tuleb ravikindlustuskaitse, kellele mitte. Ehk murekoht kaandus sinna. Küsimus pole mitte sellest, kas ta võtab töölepingu alusel või mitte, või kuidas me seda sotsiaalset kaitset tagame. See on üks asi. Teine asi, mis nüüd puudutas ka seda pensionireformi kava. Täna me räägime sellest teisest sambast, aga see oli ka mingi moment tuttu sellest esimesest sambast, kuidas see muutub. Ja siis minu jaoks tuli üllatusena see, et kui esimene sammas praegu kuidagi sõltub ikkagi teatud osas kindlustusmaksetest, palju see nõuda tasu saab, siis ühe kava kohaselt nähti ette, et esimene sammas, mis on riigi pensionikindlustus, ei hakka üldse sõltuma kindlustusmaksetest, vaid ta hakkabki sõltuma just nimelt sellest töötamise staažist. Aga see tähendab seda, et me ikkagi kinnitame või kinnistame selle esimese samma praegu üsna selgelt töölepingu juurde ja see muutub nagu väga oluliseks, et üldse riigist mingisugust raha saada. Et selles mõttes probleem on nagu laiem. Aga ma esitan nüüd teile kõigile ka viimase küsimuse, see võib-olla kõige keerulisem küsimus. Aga seda on nüüd see, mida rahvas tahab teada, mida siis nagu tarkade kogu arvab. Millised on praegu need 2 peamist probleemi, mida te kohe täna kehtivas töölepingu seaduses muudaksite? Kaia. No neid probleeme tegelikult päris palju. Ei, seda ma tean, meil on vaja 2. 2. Üks on töötajate esindajate ja lapsevanemate kaitse, et see oleks reaalne, mitte tühisäte, nagu ta praegu seaduses on. Ükski tööandja ei lõpeta töösuhet sellepärast, et töötaja on usaldusisik. Selle põhjendusega. Mitte üks tööandja. Leitakse alati mingi muu põhjendus. Samuti ei lõpeta sellepärast, et sa kasvatad väikest last. Leitakse muu põhjendus. Need on tühjad sätted ja neid tühji sätteid on seal veel, et võib-olla kõige suurem probleem ongi, et reaalselt nende õigused, mis seaduses on, oleks ikka millegagi tagatud. Sest et lihtsalt sõnast, et töötajal on õigus, kahjuks ei piisa enam. Harri? Minu ilmselt muidugi subjektiivne seisukoht, aga on olnud algusest peale, et selle
täna kehtiva seaduse kõige suurem häda on või üks suur probleem on selles, et sisuliselt seadustati sellega ebaseaduslik vallandamine. Tööandjal on seaduse mõttes õigus vallandada töötajad väga kindlatel asjaoludel, aga kui ta seadust eirates vallandab, siis see vallandamine on ikkagi jõus. Ja sellega kaasneb veel see asi, et seaduse autorid, kes selle meile nii-öelda lauale tõid läbirääkimisteks, rääkisid küll, et kõik need hüvitised, mis vallandamise puhul, töösuhte lõpetamise puhul on seaduses ette nähtud, on nii-öelda orienteeruvad, neid võib suurendada, nad ei ole maksimumid, küll mingitel puhkudel ja miinimumid, aga nii palju kui mina tänasest praktikast tean, siis neid juhtumeid, kus õnnestub suurendada hüvitist näiteks ebaseadusliku vallandamise korral, on võib-olla 1-2 näppudel üles lugeda. Valdav praktika on siiski see, et isegi kui sul on õigus millelegi, hakatakse otsima, aga vot seal sa oled seal eksinud või seal korra millestki mööda pannud ja sisuliselt ka need seadusesse sisse kirjutatud hüvitised sealt pigem võetakse maha, mitte ei panda juurde. Janno? Ma pakuks võib-olla Harri probleemidega lahenduse kohe, et selles mõttes, et aga äkki näeks siis tööandjale ka võimaluse tööleping korraliselt lõpetada, et ega see selles mõttes, oleme ausad, neid mõtted sel ajal, kui olid selles raamis, et see nii-öelda suund või miks kogu see lahendus sinna niisugusel kujul sisse sai, nagu ta sai, oligi see, et vähemalt ministeeriumi poolelt tol ajal vaadates tundus, et see ei ole väga tark sundida 2 osapoolt, kes on omavahel nagu tülli läinud, ikkagi kuidagi nagu koos töötama, et pigem on mõistlik see asi ära lõpetada ja küsimus on tingimustes siis, et mis tingimustel ja kuidas ja mingi hüvitis tõenäoliselt ja lähevad osapooled oma eluga edasi ja nii on kõige parem, sest see sel ajal levinud lahendus oli pigem siis selline, et mindi töövaidluskomisjoni ja arutati päris pikalt selleks ole kogu selle aja eest siis ja kui toimus endistamine, eks ole, et siis kogu selle aja eest sai mingi hüvitis ja siis hakati uuesti läbi rääkima seda, et mis tingimustel inimesed lahkub pärast seda, kui hüvitis käes. Et pigem see võib-olla siis tasub natukene mõelda selle peale, et kas see tänane regulatsioon ja see tänane hüvitis selle ebaseadusliku lõpetamise eest, kui seda praegu nimetama, on see siis piisav. Võimalik, et selle üle võib diskuteerida, et äkki see võib-olla natukene suurem, et kas on arutelu koht, aga äkki paneks seda seadusesse selgelt sisse, et tööandja võib öelda, et jah, et see leping on lõppenud ja ei olegi mingit muud põhjust kui lihtsalt see, et tundub, et asjad ei sobi. Mait? Jah, ilmselt me ei pea pakkuma siin kõik erinevaid asju, mida muuta, aga täpselt see, mida Janno rääkis, et korraline siis lepingu lõpetamine, miks mitte, jääks ära palju loomingulist tööd, võib-olla jääks ära üksjagu töökiusamist. Loomulikult peab mõtlema selle teise poole peale ka, et on suurepärane kindlustussüsteem, miks täna näitakse seal ka ju niisugused skeemid, et ma siis koondan, mitte ei lepi kokkuleppel, et lõpetan lepingu. Elu on täna ise teinud palju asju, mida siis kasutatakse. Võib-olla jääks sellised skeemi otsimised ära ja saaks lihtsamini lahku minna, kui ikka asjad ei sobi. Teine asi, jällegi, kes ma arvan, et mingil juhul võiks olla võimalik ikkagi leppida kokku siis ilma tööaega fikseerimata töö tegemine. Võib-olla ainult siis, kui mõelnud, kes ainult tähtajaliste lepingute puhul või mingis vormis, aga see on see, mida tööandjad täna tahavad. Aga ma arvan jätkuvalt, et kui me alustasime sellest, kas seadus sai hea või halb, siis ega võib-olla ei ole nii väga täna probleeme töölepingu seaduses, vaid väljaspool seda tööohutuses ja muudes nõuetes, mis rohkem peavalu tekitavad. Tegelikult võiks rääkida üldse ju siin täna sellest, et ma arvan, hiiglame hea soovitus oleks kohustuslik keskharidus ikkagi kehtestada, et just kõik uuringud on näidanud,
et mida haritum on inimene, seda rohkem ta oskab enda eest seista ja seda suurem on tema ohutunne. Et igati kasulikum oleks liiklusõnnetusi ka vähe, et mis suudab aru saada, mis juhtub, kui füüsikareeglid ikkagi maailmas veel kehtivad. Aitäh, väga julge ettepanek. Rein. No kui sa küsid 2 asja, mis meie võimuses on, siis ühinen Janno ja Maiduga, et see töölepingu ülesütlemine tööandja poolt oleks igati mõistlik, et see käib ruttu ilma selleta, et tuleb hakata nagu ütleme loomingulist vaeva nägema. See on meie võimuses. Ja teine asi, mis minule nagu väga teeb haiget, on ikkagi see põhiseaduse välise organi ehk töövaidluskomisjoni edasi eksisteerimine. Et Eesti vajab ikkagi töökohut, mis on professionaalne, kiire, väga lühikeste menetlustähtaegadega ja millel on ikkagi kohtuotsuse jõud või vaidlus. Siin on kõlas see, et ega seadusest pole mingit tolku, kui sellest tulevaid vaidlusi ei lahendata nii nagu õigusriigile kohal. Aitäh, omalt poolt praegu saan öelda seda, et need olid väga huvitavad tähelepanekud, sellepärast, et mis ikka praegu kõlama jäi, siis töölepingu seadus on olemas teatud kohti, mida muuta oleks võimalik. Ja teine, mis oli minu jaoks ka väga oluline info see, et me peaksime võib-olla vaatama nagu seadus ka välja. Variant on järsku see, et äkki on meil kuskil probleemid nagu muudes valdkondades, mis mõjutavad seda töölepingut tervikuna. Aga mis puudutab seda töölepingu lõpetamise temaatikat, siis mul on alati olnud meelde see, kui Harri Tali ka ise võttis väga selgelt ära, et tööandja jaoks täna kõige soodsam töölepingu lõpetamise viis on ebaseaduslik koondamine. Ja loogika on suhteliselt lihtne, et töötajad tegelikkuses seda koondamist vaidlustama ei lähe, sellepärast mida läheb seda vaidlustama, siis läheb kõikidest võimalikust hüvitistest ilma. Nüüd on küsimus sellest, kas me seda tahtsime saavutada, see on nüüd mõttekoht, aga meil on neid mõttekohti siin veel. Nii et selles mõttes vähemalt esimesed indikatsioonid me nägime ära, kus me saaksime esmajoones selle töölepingu seaduse muudatusi teha ja mis oleks nagu meie võimuses. Aga kuna meie aeg on nüüd otsa saanud, siis ma kõigepealt tänan paneliste nende sisukate märkuste eest ja kommentaaride eest. Aitäh teile, aplaus! Ja tänan teid selle eest, et saite tulla oma mõtteid jagada. Ma arvan, et need mõtted olid igati värskendavad, sest alati on hea vaadata ühe dokumendaade läbi mitme erineva pilgu. Suur tänu teile ja meie poolt kõik. Aitäh!